häbi ei pea olema, aga võib-olla niimoodi kellegi eeskujul tulevikku vaadata koos. Kas me saame enda turvalisuse huvides panna tuulikute külge kuulipildujaid või jälgimisseadmed või tere, mina olen Maiduk ja Eesti Patriot ja minuga koos on siin tere, mina olen Timo Tatar ja mina olen ka Eesti Patriot. Ja aga mis tähtis nimetus, teie ametinimetus? Mina olen Ignitis Eesti juhatuse esimees. Energiajulgeolek. Kas lihtsale inimesele kuidagi lihtsamas keeles ei saa seda nimetust? Ma arvan, et kõige lihtsamalt öeldes on see lihtsalt see kindlus Eesti inimestel, et elekter on meil kogu aeg olemas, olenemata sellest, mis väliskeskkonnas toimub. Asendame siis selle 50 eurose sõna, siis lihtsama sõnaga kindlustunne. Kindlustunne, et elekter on kogu aeg olemas, isegi siis, kui juhtuvad väliskeskkonnas sündmused, mis võib-olla on ootamatud. Et siis see on siis meie turvalisus läbi selle, et millist energiaallikat me kasutame siis? Jah, mitmekesine elektri tootmine, et meil on siin olemas koha peal oma elektrijaamad, mis tagavad Eesti inimestele elektri soodsa hinnaga. Neid elektrijaamasid on rohkem kui üks. Me ei sõltu ühest elektrijaamast, ühest kaablist. Meil on tegelikult mitmekesine tootmine. No nagu investeeriks, et ei pane kõik ühte. Jah, täpselt, et ei hoia kõiki munasid ühes korvis. Aga mis need siis võiks olla meil need munad seal korvis? No eks me saame ikkagi elektrit Eestis toota nendest ressurssidest, mis meil siin koha peal olemas on ja mille jaoks on olemas mõistlikud tehnoloogiad. Näiteks täna on väga ilus päikeseline päev ja ka tuuline päev. Täna ei ole mõtet elektrit toota põlevkivist. Täna on mõistlik ära kasutada see energia, mis meie ümber siin väliskeskkonnas on, tuul ja päike. Ja see on ka palju soodsam elektri tootmine. Aga mismoodi siis kodumaine elekter turvalisem on? Kõige olulisem pigem ongi see, et me ei sõltu teistest riikidest. Teised riigid ei saa meile halba teha, ei saa meile käru keerata, saame ise hakkama. Turvaline on see elekter, mida toodetakse rohkelt erinevates kohtades soodsa hinnaga, mille puhul siis sõltuvus naabrite pahast tahtest oleks kõige väiksem. Aga kui me räägime otseselt turvalisusest, et kas me saame enda turvalisuse huvides panna tuulikute külge kuulipildujaid või jälgimisseadmed või droonimaandumisplatse või? Põhimõtteliselt saab ja see on näiteks just meretuuleparkide puhul üks selline valdkond, mis täna maailmas päris kiiresti areneb. Kõik riigid panustavad ja tänu sellele on siis julgeolek paremini tagatud ja me oleme sellisteks ootamatusteks valmis. Aga nii nagu NATO töötab põhimõttel, et kõik peavad ise panustama, nii töötab ka elektrisüsteem, et kõik peavad ise panustama ja siis on nendest ühendustes kasu ja siis on ka naabritest kasu.